Tšau, täna alustan jälle kodust peaaegu oma terrassi pealt ja räägin kümblustünnidest. Ma olen niisugust kümblustünni omale tahtnud koju ehitada vähemalt viimased 5 aastat. Ja alati on see jäänud katki kas aja või raha või korraga mõlema puuduse tõttu. Aga õnneks on võimalik neid tünne tänapäeval ka väga lihtsasti Haagise peal rentida. Ja täna tuleb mulle külla minu sõber Karl, kes tõi mulle enda põhimõtteliselt rendiks, aga samas kui omakasutuseks ehitatud tünni. Ja see tünn on tavapärasest Haagisel olevast tünnist natuke erinev. Mina isiklikult sellist tünni teist ei ole kunagi näinud ja ma arvan, et ega neid väga palju ilmselt ei olegi. Täna mul on külas sõber Karl, kes tõi mulle ühe ägeda masina, mis ta ise ehitanud on ja teeme tutvust sellega, mis ta mulle täpselt tõi ja näitame natuke, kuidas ta seda ehitas ka. Tere Karl! Tere Hendrik! Karl on siis ehitanud oma kätega valmis, ma arvan, et vist kõige esimese gaasiküttega kümblustünni, mis Eestis oli. Vähemalt mina ei tea, et enne seda oleks mõni olnud. Okei, nüüd sa paned mulle väga uhkeid tiitleid. Esiteks ma ehitan seda üksi, ehitasin seda ka sõber Raivoga ja kindlasti ta esimene ei olnud. Et kui ma vaatasin pildimaterjali, siis ma vaatasin, et 2015, kui oli see Otepää saunamaraton, siis me sõber Raivoga istusime selle sama maratoni raames gaasikütte ja kümblustünnis. Aga sel hetkel me muidugi ei teadnud, et see on gaasikütte ja kümblustünn. Me olime selline 2 tüüpi, kelle meeldib väga ehitada ja siis me otsisime sellist väljundit. Me olime rentinud erinevaid kümblustünne, mis on need lahendused olid seal nii puudulikud. Et esiteks see kütmisprotsess puuküttega tünnil oli nii ebamugav. Võttis kaua aega ja sa ei saanud reguleerida seda. Siis me otsustasime, et äkki teeks ise mingi sellise tünni, kus on kõik lahendused olemas, mida ühel kümblustünnil võiks olla ja me saaks seda ise kasutada ja see lisaväärtuseks see, et ta oleks Haagise peal, et me saame viia seda ka sõpradele või siis rentida välja. Ja sealt see algas, 2017. Esimene projekt, käed külge ja hakkame pihta, vaata, mis saab. Ja, et meil nagu Raivoga see koostöö väga hästi toimib, et meil on neid vaikimisi kokkulepped, mida üks teeb ja mida teine teeb ja kumbki me nagu ei sega üksteist. Et elektri poole oli kõik minu teha. Raivo mõtles välja selliseid puidu konstruktsiooni lahendusi, et kuidas teha, mis materjali kuskil kasutada. No väga vinge, kuule, aga lähme vaatame. Jah, muidugi. Aga hakkame siit taga otsast pihta. Siin on meil kiri gaasiballoonid. Ja, vaatame, mis on kapi sees. Selle saab avada ja siin sees on 2 11 kilost gaasiballooni. Täidetud väärtusliku LPG-ga ehk siis naftabaasil gaasiga. Praegu on avatud siis see balloon. Kuna on just lahti, vahepeal on reduktor, millega saab reguleerida natukene väljund rõhku. Ehk siis balloonis endas on kuskil selline 8 baari, välja tuleb 25 millibaari. Ja igaks juhuks on siis 2 tükki, ehk siis külmemate ilmadega on mõistlik kasutada 2 ballooni, kuna kipuvad jäässe minema. Kui on temperatuurid selline 15 plus kraadi, siis ühe ballooniga saab teha 2 tünni kütmist. Ehk siis 2 korda täita ja 2 korda soojaks kütta. Siin on siis siin kapis on siis pump, filter, gaasivee soojendaja ja ka manomeeter, et näha gaasirõhku. Kuna balloonist on väga raske aru saada, kas ta on täis või tühi. Tavalise majapidamises kasutatava gaasivee soojendajaga, mis hakkab siis tööle, kui tekib veevool. Veevoolu tekitame siis pumbaga. Tavaline kasmisvee pump ja tegemist siis, nagu varem öeldud, tavaline gaasivee soojendaja, kõige võimsam, selline 32 kilovatti ja natuke ümber reguleeritud, et saaks kasutada LPG-d. Jälle, kuna endal on väga suur huvi kõik asjad selgeks saada, siis tegime ise selle ja loogika oli lihtsalt see, et kuna see on mõeldud maagaasi peale, aga meie tahame kasutada LPG-d ja nende LPG gaasi ja maagaasi kütteväärtus on erinevad, siis tuli vahetada välja tüüsid ja reguleerida paika siis põlemis parameetrid. Mida ma alguses ei osanud, aga nüüd oskame Raivoga väga hästi, kuidas võtta pulkadeks laiali see gaasivee soojendaja. See on jälle elulised näited, kus lihtsalt mingid asjad ei ole töötanud või on läinud mingid umistused tekkinud. Nii, ja nüüd oleme siin teisel pool tünni, kus meil on elektrisõlm.
näita siia sisse ka. Et muuta asi võimalikult ohutuks, on siis kõik nupud, mida klient saab kasutada juhtpaneelil, on jookseb vool läbi 12 volti alalisvool, ehk siis sama, mis on autos. Et ehk siis, kui juhtub mingisugune vee- või elektririke, siis see vool, mida saad, on väga ohutu. Neid kaitsmed on siin päris hunnik, ala 3 rikkevoolu kaitset, et keegi ei saaks voolu, ohutus. Ja muidugi igas kapis, mis meil on pandud ka lisaks veel valgustus, et kui on neid asju vaja teha pimedas, mis tavaliselt on nagu reegel, et kui midagi katki läheb, siis see on õues pime. Ja kui siia külje peal vaadata, siis seal on näha ka meil neid toiteblokke ja võimendit. Veetemperatuur kümblustünnis on reguleeritud ja seda hoitakse siis vastavalt sellele seadeldisele, mis mõõdab siis veetemperatuuri. Klient saab selle seadistada. Antud hetkel on see seadistatud näiteks siin 36 kraadi peale ja siis küttesüsteem hoiabki seda 36 kraadi. Kui saavutab 36 kraadi, siis lülitab kütte välja. Kui temperatuur langeb 1 kraadi võrra, siis hakkab uuesti kütma. Mul on iluline näide see, et kui õues oli 20 kraadi ja suvel ma jõuan kell 5 tünniga maja ette, siis kell 7 ma istun soojas tünnis. Ja miks me seda kõike siis räägime, näitame, on see, et Karli tünni on kõigil teil võimalik endale koduõue peale tellida. Et kas vaadata, kuidas Karl on ehitanud ja ise järgi teha või lihtsalt meeldivad suveõhtud sõpradega veeta. Ja Karli leiab üles tema Facebooki lehelt Kümblustünn Oas. Ma panen video kirjeldusse ka lingi. Ja me siin rääkisime Karliga, et kuidas seda asja vaatajatele veel huvitavamaks teha, siis Karl lubas lahkelt, et kui ma jagan väikse sooduskoodi, siis selle hooaja jooksul on teil võimalik seda Karli tünni -25% endale saada. Ja see tünn on selles mõttes tõesti erakordselt mugav, et mehed tulevad ise kohale, panevad paika, aitavad ära täita, käivitavad ja juba siuke 2-3 tunni möödunud, vist nagu sa ütlesid. Saab sooja vette minna. Täis teenusring. Just, et jah, see on, ma arvan, selle koha pealt on Eestis täiesti ainulaadne teenus. Aga tänud tulemast, Karl. Ma kasutan seda võimalust, et Karl mulle selle siia kohale tõi ja lähen hüppan vette kohe ning luban Karlile oma teed minna. Super, head nautimist. Läheb! Jaa! Läheb! Väga hästi läheb! Davai, tšau! Pean tunnistama, et tõesti mega mugav. Poisid tulevad kohale, panevad paika, lasavad vee sisse, vajutavad start ja põhimõtteliselt rohkem mitte midagi tegema ei pea. Puudega möllama, muretsema, et liiga kuum ei oleks, et liiga külm ei ole, et tuli ära ei kustu, no 0. Võta ja kasuta, et ülimugav ja väga äge asi mu meelest sõpradel valmis ehitatud. Nii et julgustan kõiki proovima. Panen video alla, nagu enne mainitud, sooduskoodi, võtke ise Karliga ühendust, küsige, rääkige läbi ja nautige. Selleks korraks kõik ja kohtume uues videos. Tšau!